Täna räägin teile oma lemmikloomast ja sellest, kuidas üks väike kass võib muuta inimese päeva, tuju ja isegi mõtlemist. Minu lemmikloom on kass nimega Muri. Ta tuli meie perre siis, kui ta oli veel väga väike. Keegi oli ta leidnud tänavalt ja vajas uut kodu. Me otsustasime ta enda juurde võtta. Sellest päevast alates on Muri olnud meie pere oluline liige. Muri on väike, aga väga ilusa välimusega kass. Tal on hall karv, mis läigib päikese käes ja valge kõht, mis tundub alati pehme ja soe. Tema rohelised silmad on uudishimulikud ja elavad. Kui ta mind vaatab, tundub, nagu ta mõistaks kõike, mida ma ütlen. Meie päev algab alati ühtemoodi. Hommikul, kui ma ärkan, on Muri juba üleval. Ta istub voodi kõrval ja ootab kannatlikult. Kui ma silmad avan, teeb ta väikese miau, justkui tervituseks. Siis ta venitab end pikaks ja kõnnib kööki, sest ta teab, et on hommikusöögi aeg. Ma annan talle krübinaid ja värsket vett. Ta sööb rahulikult ja siis istub aknalauale, et vaadata välja. Talle meeldib jälgida linde ja inimesi, kes mööda kõnnivad. Kui ma kooli lähen, jääb Muri koju. Kassid on iseseisvad loomad, kuid ma tean, et ta ootab mind. Kui ma tagasi tulen, on ta alati ukse juures. Ta nurrub ja hõõrub oma pead minu vastu. See on tema viis näidata, et ta on rõõmus, et ma tagasi olen. See hetk teeb alati mu tuju paremaks. Õhtuti veedame palju aega koos. Mina teen kodutöid ja Muri magab minu laua peal või istub aknalaual. Mõnikord ta paneb oma käpa mu vihiku peale, nagu tahaks ka õppida. Kui ma loen raamatut, tuleb ta minu kõrvale ja keerab end kerra. Tema nurrumine on rahulik ja ühtlane. See loob turvalise ja mõnusa tunde. Muri on mänguline kass. Tal on mitu lemmikmänguasja. Väike pall, hiirekujuline mänguasi ja sulgedega pulk. Kui ma nendega mängin, jookseb ta kiiresti ja hüppab kõrgele. Mõnikord ta peidab mänguasju voodi alla ja siis vaatab mind süütute silmadega, nagu ütleks, aita mind. See on naljakas ja armas. Miks on Muri mulle nii oluline? Sest ta õpetab mulle hoolimist ja vastutust. Ma pean teda toitma, tema eest hoolitsema ja temaga mängima. See ei ole lihtsalt kohustus, vaid midagi, mis teeb mind paremaks inimeseks. Looma eest hoolitsemine õpetab kannatlikkust ja tähelepanu. Lisaks aitab Muri mul rahuneda. Kui mul on raske päev või halb tuju, tuleb ta minu juurde ja nurrub. See heli on nagu väike massaaž südamele. See aitab mul lõugastuda ja mõelda rahulikumalt. Mõnikord tundub, et Muri teab täpselt, millal mul on tema lähedust vaja. Muri on minu jaoks rohkem kui lihtsalt lemmikloom. Ta on sõber, kaaslane ja pereliige. Ta on osa minu igapäevaelust ja ma ei kujuta ette päeva ilma temata. Ma usun, et iga inimene vajab vahel väikest sõpra, kes lihtsalt on olemas ja toob rõõmu.